Tagasiostukurss on 0,8, nii et 10 krooni ees saab 8 eurot. Üks on selge, et setod on olnud ajast aega kõvad ärimehed ja ka siin pangas osatakse raha teha, sest ega selliseid säärikuid mingi vaene mees endale lubada ei saa. Tervist ja tere tulemast meie hõimlaste radadele. Eelmises saates tegime viimased käigud Rootsi pinnal. Külastasime soomekeelseid teleuudiseid ja soomekeelset raadiot. Tämä on Sveriges Radio Finska, eli suomenkielinen toimitus Ruotsissa, mikä oli ennen Sisuradio, mutta nyt mennään Finskalla. Tänases saates ajame aga asju kodukamaral. Seda, mis on ühist setodel ja metsasoomlastel, saab teada Seto kuningriigist. Aga kas te teadsite, et setodel on ka oma raha, Seto kroon? Mis see kurss on? Üks ühele? Absoluutselt. Ossa, 25. Olgu, nii. Millised jälgi leidub vadjalaste kunagisest asualast Ida-Virumaal ja mis on vadja kultuurist alles praegu? Fundament on nagu täitsa tavaline asi siin. Ega muud kui laevaga üle mere Eestisse tagasi ja asume asja kallale. Oleme jõudnud meie hõimlaste reisiga Saatsesse ja täna on siin täiesti erakordne sündmus, toimub Seto kuningriigi päev. Kuid me ei ole siin seekord lihtsad vaatlejad, vaid meil on missioon. Jah, meil on suur missioon. Me tuleme tooma siia läkitust metsasoomlaste poolt. Letter of Citizens, Republic of Finnskogen. Meie püha kohus on viia siit metsasoomlaste vabariigi päevalt Seto kuningriigi päevale ametlik läkitus. Seto kuningriigi päeva tähistatakse augusti 1. laupäeval. Enam kui 30 aasta pikkune traditsioon on aasta suursündmuseks, millest võtab rõõmuga osa nii kodukülades elav rahvas kui ka teistesse Eesti piirkondadesse elama asunud setod. Aga mitte ainult. Seto kuningriik võtab sõbralikult vastu ka kõik teised, kellele Seto kultuur sümpatiseerib. Sündmus algab mõistagi lipu heiskamise ja hümni laulmisega, millele järgnevad tervitussõnad ülemsootskalt. Seto kuningriigi piire sisse jääda kõik Setomaa küle, talo ja muu tähtsa katse. Seto kuningriigi masvas joo poole peal Eesti riigi sääduse ja tuu poole peal Vinne riigi sääduse, kuna lää ei vasta kuningriigi säädusele. Seto kuningriigi või Setomaa lipust korgonpahe tõsta üttegi tõist lippu. Kui ka Eesti peaminister oli oma kõne pidanud, siin olles meenub just see sama, mida ka enne mainiti, et elu piiril meenutab seda, kui tähtis on juurde mäletamine. Ning metropoliit Stefanus andnud edasi oma tervituse Seto kuningriigile. Palju õnne Seto kuningriigi puhul. Saabuski kätte hetk, mis loodetavasti tihendab setode ja metsasoomlaste omavahelist suhtlust. Hyvä Seto, austatud peaminister, austatud metropoliit. Suur au on siin teie ees seista ja tuua teieni metsasoomlaste tervitus. Mis see läkitus on? Ma tõlksin selle norra keelest ära. Tuleb välja, et nad on andnud Ülemsootskale vabariigi kodakondsuse. Nii et Ülemsootska on siis alates sellest momendist siis ühtlasi ka metsasoomlaste vabariigi kodanik. Palun. Nagu varasemas saates öeldud, said setod oma kuningriigi tähistamise idee metsasoomlaste vabariigist. Kuidas see kõik aga ikkagi toimus? Oli siis 2. oktoobri 1993. aasta. 9. oktoobril oli
tulema 3. Seto kongress Värska ja Värska sanatooriumi haabaali Sarvain rikka mulnane mi võtti Värska sanatooriumi Fiina aiuttu. Paul hakkas kõnelema Vinskogni vabariigist ja kuna siis meeldud inäb saanest ole sai ka kainet mõtlemist, siis me naksi arutama, et mis too kõik võis olla. Ja siis jätti nagu miilde, vist õie kirjutka nagu üles ja Seto kongress vanemate kogu ja oma edimetsel siis kuuholekil peale kongressi ütte siis saanse arutamisena võetigi siis Seto kuningariigi kõraldamine järgmise aasta Obinitsa. Seto kuninga Pekko nimel kuulutama, kes ma ole tämpäs Setomaa Ülemsootska. Pan hilla välja Seto kuningriigi. Mis nagu kõige rohkem kõnetas siis selle metsasoomlaste vabariigi juures? Ütleme, mina pan see kõrvu kikitama too, et Paul selet, et seal kõigepealt kuultada selle siis oma sääduse kõrra. Siis pandas siis posti piire peale. Siis tuu säädustega on lubatu aia pontikat ja midagi seal aias tulla selle vabari väljakuultamisel ja aias ka tõrva. Ja siis selet ka tuud, et kui ne seal oli, siis oli ka Vinskogini mõtsasuumlastel oma sõjavägi. Et seal oli nagu Riha ja Vikahti ja kõik sansevärgi ja näol mängnu siis Norra armeega läbi ka ütte lahingu, ja mille nime oli võitnu. Ja kõik no asja meile väiga nagu miildu ja mõtli, et võtas tuu nagu põhjast ja teisi Eesti Vabariigi Seto kuningariigi. Kui nüüd vaadata 30 aastat, et missugused muutused on toimunud Seto kuningriigi korraldamise juures? No ütte tõist homme, aga mitte palju, kui naada mõtlema. Et see lisas tolle Vinskogini vabariigi tollele kogemusele paali selet meelega tuud, et varsti pea tule välja siis Seto epos Pekko, minka on laulnud siis Anne Vabarna. Ja olgi niimoodi, et siis Koob ja Liina seal koht trükiti siis Kalepoik, trükiti ka siis Seto epos Pekko ja 1995. aastal Obinitsat tõõsel Seto kuningriigil oli siis too epos veel ka juba rahvale näte. Ja võttigi nagu ka epose teema, et Seto kuningas Pekko maka Petseri mastera kuupa. On ütlen, et ajaga minna üles siis, kui on häda käe. Ja kuna me ei taha oma kuningat ilma sealt ülitada, siis paali ettepanekul me iga aasta siis vale hindele siis kuninga asemikku maa peal Ülemsootska. Ja mis muutus on, et kui edimetse kuningriigi oli nagu muu valge ilm tege, et oli kõik hääletussedelitega valimine. Siis kai, et tullet lihtsalt igavast ja siis tei niimoodi, et rahvas saistas handa, keda valit tahta toetas ja tuu on nüüd ütsääne muutus edimetse kuningriigiga. Aga ütleme, sõjaväeaparaat, mis alates tõsest kuningriigist on vägimehevõistlus, söögi-joogivõistlus, sõnalise võistlus, et no kõik asja oma siiamaani siis kuningriigi. Just lõppes sõnaliste võistlus, kuidas selle aastane tase oli, kas on laulurahvast? Ma annasin kõigile edimetse preemia. See on tore vaatemänguline asi ilmarahvale vaadata, aga mis see sisu on, et see on tegelikult ju väga pikk lugu, et lauldakse sellest, mis on süamel ja mis on meelel. Inimesel on nagu kats kiilt. Kui sa kulled, siis välja oma tsirkukeele. Inimene kõneles inimese kiilt ja siis on veel tuu helükiil või laulukiil. Ongi, et Seto oma elänyt niimoodi, et nad niisama prostat kõnelevad, aga on selline tähtsap asi. Siis sa laulad ja tuu helü, sõna läheb palju kauemale. Samuti võisteldakse karguses ehk teadaolevalt kõige vanemas Seto tantsus, kus naised ja mehed tantsivad eraldi. Kõrvalt võib see tunduda selline hästi minimalistlik, aga seda tantsides on see pisut nagu selline
kuhugi sügavale minek ka enda jaoks, et ta tekitab natuke sellise transiseisundi võib-olla isegi, et sa lähed selle muusika sisse, sa tajud seda rütmi ja sa lähed sellega kaasa. Mida me naiste puhul ikkagi jälgime, ongi pigem see kehahoiak, et seda naised ei ole jällegi ka tantsinud nii palju välja poole, et see ongi pigem see selline vaoshoituse ja keha hoidmise lugu ja rütmi tunnetamise lugu. Ja mida me võib-olla seal rohkem jälgimegi seda, et kuidas need käed on, kuidas ta nii-öelda tajub seda sammu, kas ta komistab sinna vahele või ta suudab seda hoida niimoodi voos. See pea peab püsima nagu niimoodi sirgelt, et kui sa paned sinna setos, mina olen vanade naiste käest kuulnud, et muna peale, ma tean, et soome-ugri rahvad räägivad, et täis viinapitsi pähe, et kui sa siis tantsid ja sealt midagi nagu maha ei loksu ja see püsib, et siis on nagu hästi. Meeste puhul võib-olla nii palju, kui mina olen nagu näinud vanemaid mehi tantsimas, jälgin ma seda, et oleks nagu ikkagi seda nii-öelda karguse sammu seal vahele ka, et mitte ainult see selline hüppamine, aga samas on tõsi see, et külameestel on olnud sellist edvistamist ja nii-öelda oma võimekuse näitamist omajagu, et see on olnud natuke selline võistluse koht ka kirmaskitel omavahel, et sellised hüpped ja natuke sellist nii-öelda vigureid vahele on ka täiesti asjakohane. Kas seda on võimalik üldse hinnata niimoodi sellises akadeemilises tantsuvõtmes või see ongi midagi, et sa saad seda hinnata ja sellest aru siis, kui sa oled ise selles keskkonnas juurdunud ja kasvanud suureks? Mulle tundub, et vähemalt minu enda puhul ikkagi see on nagu väga palju tunnetuse küsimus, et mina ei oska akadeemilises mõttes seda sõnadesse panna, aga ma tajun ära selle tunnetuse, kas see nagu on või kas see on tulemas või kas nagu sellele rütmile saadakse pihta. Nii, kõigepealt väga mõistlik asjaajamine, neil on siis 2 tähtsat asja ühes majas. Neil on siin ühes kohas postkontor ja pank. Ma kõigepealt lähen panka. See on ruumide kokkuhoidmine. See on lihtsalt tark vähem. Küttekulu väiksem. Ja väga kõva. Nii, mul on 50 eurot ja ma pean tunnistama, et ma poole sellest võiksin vahetada teie kroonideks, kui saab. Absoluutselt. Kas metallraha, münte või paberraha? Andke mulle erinevaid. Erinevaid. Teeme niimoodi, et poole vahetad. 25 siis või? No nii, jah. 10. Nii. 20. Ja. Nii. Aga mis see kurss on? Üks ühele. Üks ühele? Absoluutselt. Ossa, mait. Olgu. Nii. 10 kroonine on pühendatud siis seto arhitektuurile. Ja meil on alati niimoodi, et esiplaanil on siis tänapäevane kujutis ja tagaküljel on vanemaaegne, nii et siin on nii-öelda taluarhitektuuri ja siis on Meremäe vaatetorn. Ja ma näen, et siin ei ole ka tehtud mingit allahindust nagu turvalisuse osas, et see on võltsimiskindel. Absoluutselt, see on turvapaberil. Ja see on siis 5. Ja 5. on siis pühad kohad, jällegi tänapäevane foto, see on Meremäe vanas nii-öelda surnuaia koht ja taga on laos sinna kalmistu kiviristid. Selge, nii väga tore, aga ma neid suuremaid tähti ei vahetanud, et kui suured teil nagu kõige uhkemad on? No kõik kõige suuremad on meil muidugi 100-line. Nii palju, ma pole elus nii suurt raha näinud. 100 kroonine on pühendatud siis Seto Leelole. Aga nüüd on ka niimoodi, et eks ma ostan neid tagasi ka. Tagasi ostukurss on 0,8, nii et 10 krooni ees saab 8 eurot. Üks on selge, et setod on olnud ajast aega kõvad ärimehed ja ka siin pangas osatakse raha teha, sest ega selliseid säärikuid mingi vaene mees endale lubada ei saa. Aga nüüd postkontorisse. Postkontorist saab mõistagi saata sõbrale või kodustele kena Seto postkaardi, millele kleebitakse peale Seto mark. Ja kui on soov postkaardile setokeelne tervitus kirjutada, siis selleks on vajalikud spikrid samuti olemas. Aga kirjade ja kroonide kõrval huvitab meid muidugi ka kohalik söök ja jook. Tere, ma olen Kaidar. Tere, Lauri. Teie olete siis täna see, kes seda degustatsiooni läbi viib. Öelge, mis see Hansa värk üldse on? Mis asi see on? See on kange kodutehtud jook. Siis meil siin kvalifitseeruvad joogid, mis on siis üle 50 kraadi. Need võivad olla siis nii värvilised kui ka ilma värvita. Žürii hindamisest võtavad osa ainult ilma värvita joogid, kuna need on traditsioonilised. Ja võistlevad siin on maitse,
kanguse ja siis otsustab ka rahvas, mis siin nendest jookidest kõige parem tundub. Ossa. Nii, ma teen seda trikki. Ma olen kuulnud, et kui võtta tilk hansat siis käe peale ja hõõruda ja nuusutada, siis peab tulema viljalõhn ja siit tuli täiesti ehe viljalõhn. Nii, kas proovime värvilisi ka või läheme ainult valget pidi? Otsustasime hansa hindamise raske rolli jätta ikkagi teiste hooleks ning liikusime edasi toidulettide juurde, kus pakuti sõira ehk laagerdamata kodujuustu ja koduleiba. Kuningriigi päeva kulminatsioon on aga Ülemsootska valimine. Seegi viiakse läbi üsna omapärasel moel. 2 kandidaati astuvad rahva ette puupakkudele ning see, kelle ette rivisse seisab rohkem rahvast, saabki Ülemsootskaks. Käesoleval aastal kannab seda tiitlit muusik Jalmar Vabarna. Aga mis su plaan on, kui sa niimoodi lühidalt ütled, ära hakkab ikka programmi rääkima, aga ütle, millisena sa näed Setomaad oma unistustes ja mida sa saad selle aastaga teha? No kultuurikorralduse valdkonnas kindlasti liigun edasi, aitan kaasa. Mõte on mõni kuningriik siin lähitulevikus mõnesse teisse külla ka saada, kui juba nendes, milles korduvalt on toimunud. Kindlasti 10 setokeelset sõna iga eestlase sõnavarasse, et kõik saaks aru natuke rohkem. Aga üldiselt on niimoodi, et Ülemsootska amet sellega on niimoodi, et maga palju ja kui Pekko sulle unes räägib, siis seda teed. Kuningriigi päeva lõpetab võimas Seto sõjaväeparaad, kus taaskord saab näha selle rahva heas korras huumorisoont. Järgmised meie hõimlaste lood on seotud arvatavasti nii Setomaalt kui vanalt Võromaalt ammustel aegadel välja rännanud rahvastest, luutsidest ja leibudest, kelle elupaigad asuvad Lätimaal. Siiski, enne Läti teemade avamist tuleb teha veel üks põige Kirde Eestisse, vadjalaste juurde, sest vadjalastegi saatus on seotud Lõuna-Lätis ja Põhja-Leedus elanud soome-ugrilaste ehk kreevenitega. Seda keerulist soome-ugri umbsõlme hakkame lahti harutama Toila lähistelt. Ja miks me siin üldse oleme? See on ju kunagine Tarand Kalme, isegi varane Tarand Kalme ja mis on selle vadjavaga pistmist. Põhjus selge, et täpselt samasugused Tarand Kalmed on avastatud viimastel aastakümnetel Isuri lavamaal ehk sellisel tuumvadjamaal. Ja need leiud, mis sealt välja tulid, on täiesti identsed siinpoolsetega. See on nagu ühine, terviklik tarandkalmete kultuur olnud, väga võimas, väga jõukas ja see lähtepunkt, kust on liikumine olnud, on ilmselgelt siit sinnapoole. Toila on alguskoht just sellepärast, et siin on ka varane tarandkalme ja kõige esimesena leitigi just seal paar sellist varast tarandkalmet, see on nagu mereline kultuur, kus siis Luuga ja Suudmest on üle liikunud ta siis Isuri lavamaale ja see kõik on toimunud natuke enne meie ajaarvamist. Aga kui veel varasemaks minna, siis Läänemere Soome alglugu on nüüd natukene ümber hinnatud tänu geeniteadustele ja muud teadused ümber vaadatud, et alguskoht on kuskil Moskval, kuskil, kus 2. aastatuhandel enne meie aega tuli esimene laine, mis läks Soome suunas. See jõudis kuhugi Narva-Jõeni välja. See tähendab, et kui hakkas siit Toila kandist nüüd liikuma sinnapoole see tarandkalmete kultuur, siis seal olid ka soome-ugrilased, aga mitte Läänemere soomlased. Ja nüüd teine laine, mis tuli sealt samast Moskvalt, tuli üle Valgevene, piki Väina jõge, pööras siia Põhja-Eestisse, kus ees olid kivikeskamete kultuuri inimesed, kes olid hoopis Skandinaaviast pärit, räägisid mingit alggermaani keelt ja siit liikus ta siis edasi üle Narva jõe Isuri lavamaale. See tähendab, et nüüd see vadjalaste teke on olnud nüüd selline, kus siis siit tulnud ka kultuur ja uus keel,
on muutnud seal olnud rahvastikku ja see on toimunud siis nagu mõlemal pool jõge korraga. Nii et Vadja alguspunkt on siis umbes samas paigas kui ka selle Kalme tekkeaeg, mis on siis natuke mõned sajandid enne meie aega. Ja see hiilgeaeg ongi Rooma keisrite aeg, väga uhke, nagu ütelda. Väga hea, aga ma küsin siia, et kaart oleks nagu silme ees, et kui vaadata, kuhu siis see Vadjamaa piirid siin Eestimaal nagu tänases mõistes nagu ulatusid, et kust neid jooni võiks tõmmata? Väga hea küsimus. Siin Kirde-Eestis moodustub selline Põhja-Tartumaalt siia samasse Toila kanti ulatuv selline keeleregioon, millel on väga tugevad Vadja juured ja siis kadunud Paul Ariste oli selgelt veendunud, et kunagi see on moodustanud ühtse keeleregiooni, kus siis Narva jõgi on hakanud murded eristama ja oleme ikka samas kohas tagasi, mida nüüd ka värsked teadused näitavad, et kahel pool Narva jõge on olnud kunagine ühtne vadjapõhjaline kultuur ja ega seda algusaega nad isegi hiljem oleme mäletanud, kus kummalt poolt jõge see algus oli, aga üks on selge, et see ka keelepõhi on meil algselt olnud väga-väga sarnane. Et saada vadjalaste ajaloost rohkem teada, liigume edasi Iisaku muuseumisse. Umbes 500 aastat tagasi elasid Iisaku ümbruses peamiselt lõunavadjalased. Üheks oluliseks mälestusmärgiks nende asustusest on Jõugal asuv Eesti suurim vadjapärane kääbaskalmistu, mis koosneb ligi 260 kääpast. Need kääpad on ajaloolaste varasemaid teadmisi mitmel korral ümber lükanud. Mis teeb Jõuga hästi oluliseks ja üldse laiemalt kui võib-olla Vadja teema ja võib-olla ka Eesti teema ja selleks on Jõugast leitud kudumid. Et praegu vaatame kinnas nagu kinnas ikka. See tuli välja Jõuga kalmistult ja puhas Läänemere Soome traditsioon on surutele kaasa panna või kätte panna siis kalmukindad ja mingil imekombel ilmselt tänu sootsa pinnase on vähemalt fragmendid neist kudumitest Jõugal haudades säilinud. Ja siin on isegi nüüd see muster siin jäädvustatud ja neid nüüd uuritakse, kuidas see kudumistehnika oli ja sellega viidi säilinud, tõestatud kudumite ajalugu mitme sajandi võrra varasemaks. See on siis leiti 13. sajandi lõppu, siis dateeriti see. Umbes, kuna seal pole ju aastanumbrid juures, see on enam-vähem, aga kui varasemalt arvati, et kuskil 17 sajand nagu saab midagi tõestada, siis me näeme, seal on ikka mitu sajandit. Ja järgmine, mis on ka väga tähtis, me oleme nii uhked Läänemere soomlased oma kirivööde üle. Ja jälle Jõuga unikaalne pinnas on ka siin säilitanud kena näidise, sellest samast 13. sajandist, siin üleval on näha ta, mis olukorrast ta välja tuli ja all on rekonstruktsioon ja see on nüüd kõige varem tõestatud kirivöö ja näete, ulatub ka sinna 13. sajandist, mis see tähendab meie jaoks ju Ussi vabadusvõitluse aega ja umbes seda keerulist perioodi. Aga kus on vadjalased? Ma näen siin hoopis polüvertsikuid. Mis imeloomad nemad on või kes nemad on? No me arvame niimoodi, et need vadjalased olid ikka kõvasti enne ja kui see vadja inimrühm jäi siia niimoodi elama ja nad nägid natukene teistmoodi välja, nende keel oli teistsugune, siis hakati neid kutsuma poluvernikuteks. Et nende see õige usk ja luteri usk olid niimoodi segunenud, et ei saanud päris täpselt aru, kes nad on ja siis oli lihtsam öelda, et nad on poluvernikud ehk pooleusulised. Aga me võime siis rääkida nendest kui vadjalastest. No, vadjalaste, jah, siis meeldib kõigile. Ja, aga kui nüüd vaadata seda riietust, kui tüüpiline see on ja kui palju üldse on võimalik teada, mida näiteks kanti? No nii palju, kui on üles kirjutatud, et ilmselt ei peetud seda, kui natukene võõra kultuuri esindajad niivõrd tähtsaks, et oleks väga palju asju alles hoitud. Et praegu on teada, et selline triibuseelik oli pigem alusseelik, et selle peale pandi siis linane õlst või igapäevariietus oli selline tumedam, mida kaunistati siis sellise pakutrükiga, et nagu selliste templilaadse mustriga kaunistati see tumedam riie ära, need olid kas sinised või pruunid. Kui vadjalaste jäljed on väga selgelt näha rahvarietes ning fragmentidena säilinud haualeidudes, siis terav kõrv leiab jälgi ka idavirulaste keeles ja sõnavaras. Ega siin on inimesed kasutavad päris mitmeid selliseid sõnasid, mida nad ise võib-olla ei mõtle, et see võib olla ka vadja keelest.
Oskate mõne näite ka tuua? No näiteks me siin koroona ajal kasutasime juhust, et inimeste meeleolu kuidagi pigem hoida lapsepõlve ja rõõmsamate mälestuste juures. Tegime väikseid küsitlusi ja siis näiteks selline sõna nagu kundament. Kundament? Kundament on nagu täitsa tavaline asi siin. Mis see on siis? See on fundament. Et see sõna oli peaaegu Avinurmeni välja, kui inimesed teadsid kõik, et majal on tegelikult kundament. On veel mõni siuke sõna? Sademeid, et mul on neid asju sademeid. Nagu mis see tähendab siis? Nii palju. Sademeid? Jah. Et sellised, siin kandis inimesed söövad naati. Võiks ju mõelda, et nüüd on umbrohust põld paljas kitkutud, aga tegelikult see on värske sibul ja värske till. Ja muidugi see natuke rõhk on sõnadel ka teises kohas. Kus see siis on? Et ma mõtlesingi, et mida öelda, kui keegi küsib, et kuidas siis räägitakse. Ja üks asi, mida hästi paljud kasutavad, kui sa küsid midagi ja ta ütleb sulle muidugi. Mitte muidugi, nagu mina ütleksin, sest ma ei ole siit kandist, vaid muidugi. Aga kui tuleb keegi oma looga ja te kuulate ära, kirjutate ülesse? Väga hea meelega. Ja siin on nii toredaid inimesi käinud, kes räägivadki oma lugusid. Et kuidas vanaema ravis, et laps tundis ennast halvasti ja vanaema võttis siis ämbri veega, luges sõnad peale, ühe kopsiku täie viskas selja taha, teise pani tagasi, jälle üks selja taha, teine tagasi. Ja kui laps pärast seda vett jõi, oli terve. Terve? Te ütlete ka, mina ütlen terve, aga te ütlete terve. Te olete juba siia assimiliseerunud, sulandunud. Võib-olla küll. Järgmises saates räägime vadjalastest veel. Külastame Narva Ingeri maja, kus meile pakutakse vadjaroogasid. Ma ei ole kunagi söönud hapukapsasuppi, kus on kartulid ja seened koos, nii et esimene emotsioon on siis milline? Siis võtame ette teekonna lõunanaabrite poole, et saada teada, kes olid leivud ja Luutsi maarahvas ning kus nad elasid. Oleme Paikene külas, kus oli omal ajal 13 leivude talu. Kui need hooned saaksid kõnelda, siis nad ütleksid seda, et see oli üks viimaseid kohti, kus kõlas leivu keel. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks kõike paremat!